Külli-Katri Esken ja olen ansambel Uurikate juhendaja ja Kuusalu kunstide kooli klaveriõpetaja ja laulustuudio juhendaja samuti. Selle algus oli täiesti pealtnäha juhuslik, kuigi juhuseid vist ei ole olemas. Igatahes oli see üks väga õnnelik juhus sellisel juhul, et seesama Birgit, kes oli mu klaveriõpilane, kes nüüd siin mängib ukuleelet. Harjutasime temaga ühte jõululaulu ja siis mul tekkis mõte, et kuna tema õde mängis väga hästi flööti ja veel sõbrannad seal mängisid, kes hästi viiulit ja kes hästi tšellot, siis ma mõtlesin, et miks nemad ei võiks ka selles loos kaasa mängida midagi, et siis saaks nagu muusikakooli kontserdil seda lugu teha. Et muidu on nagu igav, et mängib üksi oma klaverilugu ja siis tekkiski Kädi mängis tšellot, Sofia viiulit, Lisette siis mängis flööti ja siis ma mõtlesin, et seal oli veel nagu kõik need lapsed laulsid mul laulustuudios. Kogu tänane Uurikate bänd praktiliselt kõik laulsid laulustuudios ja sellepärast ma neid teadsin juba nagu esimesest klassist alates ja siis ma järjest kutsusingi, ma vaatasin, et kõige andekamad lapsed nendest olid just Uuri külast millegipärast. Nagu järjest iga päevaga sain rohkem aru, et sina oled ka Uurist, sina ka Uurist. Mis teil toimub seal? Et üks parem kui teine. Kokku oli meid laval siis 10, kes kõik olid Uuri külast ja siis tahtsid veel tulla erinevad, siis me vaatasime, ei. Nüüd juba aitab, et see ansambel läheb liiga suureks ja siis me tegime lihtsalt selle ühe jõululoo muusikakooli kontserdil. No see oli selline argkatsetus, aga siiski. Ja siis tegime veel teisel laulustuudio kontserdil, siis läks juba väga hästi ja ägedalt. Ja siis tekkis tunne, et miks me ei võikski teha nagu ansambli. Ja tegelikult siis me panimegi juba nimeks sellele Uurikad, kuna nad olid kõik Uuri külast, siit Kuusalu vallast. Ja niimoodi see algus siis hakkaski minema, siis ma hakkasin neile ise lugusid kirjutama, sest et see kamp oli nii andekate noorte kamp ja nad inspireerisid nii. Mina olen Hanna-Liisa Talts. Ja ansamblis olen ma laulja. Kunagi ammu ma käisin laulmas laulustuudios. Minu juhendajaks oli minu praegune juhendaja Külli-Katri Esken. Ma olen hästi särav ja selline, ma ütleks, et silmapaistev ja ma jäin Küllile silma ja Külli ise palus mind, et äkki ma tahaksin tulla lauljaks. Ja kuna ma käisin ka Kolka koolis, siis kõik need teised, kes juba sellel hetkel bändis olid, siis nemad olid mu sõbrad ja siis selle kaudu ma saingi lõpuks siis bändi. Et otseselt midagi ma erilist ei pidanud tegema, et ma sain kohe kergelt bändi. Kuna nendesse folgimeelsus oli neil kõigil nii sees juba kodudest, siis muusikastiil nagu muutuski folgipäraseks järjest rohkem, siis kuidagi iseenesest hakkas tulema lugusid ja meid kohe väga ruttu avastati, kutsuti kohe raadiointervjuudele ja nii edasi, et Kuusalu valla kultuuripreemia saime aastal 2021 äkki. Ka Kultuurkapitali preemia sain mina selle Uurikate juhendamise eest, siis parim noorte pärimusbänd, laureaadiks võitjaks said nad oma vanuses. Tunnustusi ikka tuli uksest ja aknast ja hästi palju kontserte, kuhu meid esinema kutsuti. Kuna lapsed käivad koolis siiski ka, siis pidime ikka väga paljud ära ütlema, aga huvi oli nagu plahvatuslik isegi algul. Aga bändi tegemine alguses oli täiesti teistmoodi, kui see on täna. Et meil oli natukene paar korda nädalas tegime proovi, korra nädalas ja niimoodi. Kuni lõpuks hakkasid tulema meil kontserdid, kus oli vaja siis rohkem proovi teha. Kooli kõrvalt ei olnud just kõige raskem see, kuna meil oli kindel kuupäev, meil oli iga neljapäev proov õhtuti. Käisime kõik siis Kuusalu kunstide koolis proovi tegemas. Ja kontserdid enamus jaolt olid meil ikkagi nädalavahetustel, ehk siis kooliajast ei olnud meil kontserte, et see ei seganud väga mu koolis käimist. Vahepeal juhtus neid hetki, kus olid koolipäeviti, siis pidi natukene varem ära minema, mis oli minule väga hea, sest ma ei pidanud koolis olema. Aga muidu olid enamast kontserdid ikkagi nädalavahetustel ja see ei seganud mu õpinguid üldse. Ütleme lugudega niimoodi, et enamus on küll minu kirjutatud ja me oleme esitanud ka palju ägedaid kavereid, teinud nagu endapäraselt neid lugusid, teinud ka Träädet äkki hittidest, popurrii, mida me koos Jalmar Vabarnaga isegi esitasime, aga noored on ise kirjutanud ka nüüd paar lugu nüüd viimasel ajal, mis alles tulevad välja. Põhiliselt on minu kirjutatud ja lihtsalt nemad on hästi palju inspireerinud ja mingeid tekste me oleme siis koos kohendanud. No ma alati küsin, et kas me jätame nii või muudame siin seda või toda. Üldjuhul mul tuleb nagu, mitu lugu on tulnud niimoodi ühe rapsuga lihtsalt kõik salmid ja viisid, no lihtsalt
kuidagi mõtled sellele teemale, millest sa tahad seda lugu teha ja see lihtsalt ise tuleb otsast lõpuni. Et seda nagu raske seletada, kuidas see tuleb, see lihtsalt tuleb. Alguses, kui ma alustasin bändiga, siis mu sõbrad väga ei teadnud, et ma teen bändi. Kuni lõpuks meil tuli esimene lugu ja meist hakati rohkem rääkima. Ja ma ütleks, et kogu aeg terve selle bändi aja jooksul ma olen ainult positiivset tagasisidet saanud. Kõigile väga meeldib, kõik räägivad, et see on väga äge ja tahaks ka ise. Ja ma ütleks, et on olnud alati sihuke endal hea tunne sees, et kui teised räägivad, et issand, sa teed nii ägedat asja ja sul on nii äge bänd ja niimoodi. Et see on kuidagi motiveerinud veel rohkem, et teha bändi. Ja hästi palju pere poolt on olnud abi, et vanemad on alati transportinud, kui abi vaja, on käinud minuga esinemistel kaasas. Ja üleüldse nad on väga suureks toeks mulle olnud terve selle bändi aja jooksul. Ägedate kontserdite sellised meeldejäävamad hetked on olnud Robert Linnaga päris suurel laval, kus siis meeletu äike oli, kus enamus inimesi tavaliselt jookseks minema selliselt kontsertid, kus paduvihmas sajab ja äike selline tunne, et kohe kukub kõik kaela. Inimesed jäid ja kuulasid ära ja tahtsid veel mitu lisalugu. See oli väga äge lihtsalt. Siis Kihnu Virvele saime esineda, anda tema enda kohvikus Kihnus, Virve kohvikus talle privaatkontserdi, kus tema üksi kuulas meid, tegime talle mitmeid lugusid. Siis oli väga äge presidendi lossis esinemas käia, kuhu me läksime totaalse lumetuisuga, lumetormiga. See üks aasta, mis oli 12. detsember, meeletu torm. Mõtlesime, et kuidas me sinna üldse kohale jõuame, see oli üle mõistuse, aga õnneks läks kõik hästi, me jõudsime. Ja siis me saime Vabariigi valitsusele teha privaatkontserdi, jõulukontserdi presidendi lossis. Nad isegi vaata, et tantsisid meie pilli järgi. Tegelikult me oleme ju kõikidel suurtel folkfestivalidel üle Eesti esinenud ja kõikvõimalikel suurtel lavadel, ka Soomes mitmel korral Eestit esindanud ja me oleme ikka õnnega koos olnud. Aga jah, kahjuks on niimoodi, et igal asjal on oma algus ja lõpp ja lihtsalt need lapsed, kes siis mõni ei mäletagi elu enne uurikaid, nagu Marliis, kes tuli 6-aastasena, algul mängis trianglit, et lihtsalt igal asjal on oma aeg. Tänaseks ta on 13, eks ta on kõige noorem, aga meil on vanemad, kes on juba 19 ja mõni juba käib tööl. Enamus on juba linnas koolides, et siit Kolga koolist, armsast siit samast kõrvalt. Siin õpib veel mõni ainult. Lihtsalt üliraske on saada juba kokku ja seetõttu lihtsalt me peame oma tegevuse kahjuks koomale tõmbama või siis lausa ära lõpetama ja tuleb üks äge kontsert, mille me siis anname selles samas kohas meile nagu sümboolses kohas, kus tegelikult see bänd alguse sai, kuna meie bändis on 5 last sellest või tänaseks 5 noort selle samast ägedast Iisaka lambakasvatus- ja käsitöötalust Uuri külas. Minu tunded viimase kontsertiga on väga segased, sest et ühes mõttes mul on hea meel, et meil on see bänd nii kaua olnud ja et me saame nüüd siukse suure pauguga nii-öelda kontserdid lõpetada ja oma bändi lõpetada. Aga samas on ka mul kahju, sest et see on olnud ikkagist väga pikka aega minu elus. See oli üks osa minu lapsepõlvest ja minu bändi liikmed on saanud minu väga headeks sõpradeks. Ma isegi saaks öelda, et nad on mu teine pere. Ja see on kindlasti selline kahe otsaga asi, et natuke on kurb, aga natuke on ka hea meel. Ja kuna me oleme saanud üheks suureks pereks, siis meie jaoks oli hästi oluline see, et me saaks just edastada inimestele seda, et bändi on teha äge, muusikaga on äge tegeleda ja näidata, et siuksest väiksest armsast külast võib tegelikult tulla midagi väga suurt välja ja tuligi väga suur bänd.